Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Me oleme Rapla kaardirajal, kus on algamas Eesti kaardispordimeistrivõistluste 3. etapp. Toome teieni põnevaid momente ja kokkuvõtte kogu võistluspäevast. Tere tulemast mootorite maailma! Eesti kaardispordimeistrivõistluste 3. etapil Rapla kaardirajal sai lisaks tänapäevastele sõiduristidele näha esmakordselt ka uunikumkartide võistlussõite. Eesti paremikule pakkusid külakosti võistlejad Venemaalt, Lätist, Soomest ja Poolastki. Sõitjaid on jälle aina rohkem ja rõõmu teeb ka see, et sellest talendid rajale sarjast on mitmedki sõitjad jälle siia õigele võistlusrajale jõudnud ja minu arust kõik läheb täitsa ilusti. No rõõmu teeb see, et väiksed klassid mikro ja mini on nagu ilusti käima läinud ja samuti juunior on väga hea klass ja ka sama Max, et ma ei saagi nagu ühte niimoodi siit välja tuua, et ma arvan, et kõik klassid on täitsa okeid. Et loomulikult alati võiks ju rohkem olla, aga samas on igas klassis on olnud väga hea võidusõit minu arust täna ja kõva andmine käib, et see on tore. Rotax Max klassis jätkab kindlakäelist sõitu Aavo Talvar, kes sarnaselt 2 esimesele etapile võitis ka Raplas nii eelfinaali kui finaalsõidu. Tema selja taga käis aga kibeheitus 2 järgmise poodiumi koha pärast. 20-ringilises võidusõidus ületas teisena finišijoone Mart Soo ja 3. Hannes Tampere. Aavo Talvari selle hooaja eesmärgid on sihitud kodust kaugemale. 2 võidusõit oli lihtsalt Euroopakad ja see oli Läti proovert ka. Hakkame Lätist peale? No Lätis olin teine, et ei läinud kõige paremini, et üks tiim oli seal kõigist üle, et loodan, et järgmine kord olen paremini läheb seal. Nii, aga põhirõhk sai pandud ikkagi Euroopa karikatapil Itaaliasse. Jah, et kahjuks oli Eesti samale võistlusele, et eelnevalt ei saanud trenni teha, et see oli ka suureks miinuseks, et kohe ei olnud nii suurt kiirust üle all, aga võistluskiirus oli hea, et ajasõidukiirus ei puudu, aga võistluskiirus oli päris hea. No protokolli vaadates, et see nii-öelda poolfinaal sai sulle saatusetuks? Jah, sul tekkis mingi punt tekkis kokku ja keegi tuli mulle mitte eriti tugevasti, aga tuli taha rattas ja just keti maha ja kuna seal lastel on ketti peale panna, siis ei olnud midagi teha. Siis tähendas seda, et finaali pidid viimasest erast alustama? No jah, et peale starti ei paranud mitte ühtki kohta, et kõik läksid ilusti läbi ja siis üks ajal pidi noppima hakkama, et kiirus oli võrreldav esimesega, et kiirus oli olemas, selle tõttu saingi. Rohkem pole mõtlesin Euroopasse minna, et 2 poolfinaali on täiesti metsa taha läinud, et päris vähe punkte on saadud. No millele sa nüüd hooaja teisel poolel siis rõhku paned? No siin on kohalikud võistlused, et tuleb siin tempot veel üle hoida ja siis võib-olla siin mõned välisvõistlused ka, et näeb, mis saab. Rotax Junior klassis sai esimest korda sellel hooajal võidurõõmu maista Jan-Erik Meikup, kes ühtlase ja kindla sõiduga suutis nii eelfinaalis kui finaalis enda selja taga hoida lisavastupanu osutunud lätlast Valter Sviedrist. 3. koha eest võitlesid 4 Eesti poissi ning lõpuks väljus sellest lahingust võitjana Martin Udre, 4. oli Kaspar Korjus, 5. Ragnar Veerus ja 6. Oliver Nurmik. Stardis mul läks mootor täis ja kuna ma pole harjunud nagu starti vedama ka, siis üle pika ja siis läkski. Aga sa olid siit külma verd ja hakkasid seal selja taga lihtsalt ootama? Lõpuks jah. Alguses mul rehvid vist rõhk oli liiga väike või ma ei saanud üldse tempot üles, aga lõpus ma suutsin talle tuulde võtta ja siis kui ta vist hakkas väsima ka, nii et ma sain tast mööda. Punktiarves jätkab liidrina 108 punkti kogunud Karl Leesmaa, kes 3. etapil pidi leppima 7. kohaga. Üldarvesse teiseks tõusis 95 punkti kogunud Jan-Erik Meikup ja 3. langes nüüd Sviedris, kellel on 88 punkti. Lisaks tänapäevastele kartidele tegid Raplas kaasa ka 11 seeniori, kes omaaegse tehnikaga nostalgiat ja sõiduilu pakkusid. Mis võim see on siis, mis toob veel täiskasvanud mehed siia raja äärde?
No see on ikka see adrenaliinilaks, et omal ajal sai sõidetud ja päris usinasti sai sõidetud aastaid. Ja teine asi on see, et vanemas peas tahaks nagu ka veel vanade sõpradega kokku saada ja kus me ikka kokku saame, siis kardirajal, need, kes on enne sõitnud. Tahtsin just küsida, kui pikk see paus vahepeal oli sul? 86 ma lõpetasin. Siis ühesõnaga, nagu ikka spordis, et abikaasa pani küsimuse ette, et kas pere või kaardisport, vastus oli ühene loogiline. Ja nüüd ütleme kuskil aastat 4-5 tagasi hakkasime uuesti seda asja nagu ajama. Et kellel veel vana tehnikat on alles, kust midagi saab, sest me oleme eelmise sajandi mehed. Ja meie nende hästi kiiretega, millega poisid praegu sõidavad, vaevalt me kardame natukene, seepärast, et ütleme nii ausalt, et sirge lõpus lööb ikka suur niisugune ekraan naise näoga ette ja alt laste nimed jooksevad subtiitritena läbi ja kes on vanaisa veel see kõige viimane ka sinna takke otsa, et lihtsalt ei julge enam nii vajutada, aga see, mis sa siin rajal saad peale seda 10 ringi, kui sa sõitnud oled, seda ei oska kirjeldada. Kuigi neil oli võidust tähtsam osavõtt, jätkus rajal kompromissitum heitlus. 10-ringilise finaalsõidu võitis 6-kordne Eesti meister Ülar Jeblakov, kes aastatel 1981-91 võitis NSV Liidu meistrivõistlustelt 3 kulda, 5 hõbedat ja 1 pronksi. Lisaks oli rajal veel ka Aadu Kroon, Fred Kesa, Argo Valling ja paljud teised. Lisaks Rapla etapile saab unikum karte näha veel ka järgmistel etappidel. 6 meest oleks veel olnud, aga kõik on komandeeringus, kes on välismaal, kes on kus ei saanud tulla lihtsalt, et see tuli nii ootamatult ka meile. Aga Põltsamaal me oleme jälle kõik rivis. Seal on minu treeneri Väino Allipere mälestusvõistlused. Rotax Mastersklassis võitis kindla etapivõidu Priit Sei, kellele järgnes Elvis Väinsaar, 3. oli Tais Toleer. Punktiarvestes on järjestus aga vastupidine, liidrina jätkab Väinsaar 120 punktiga, kuid Sei vähendas nüüd vahet, jäädes talle alla vaid 3 punktiga. 94 punktiga on 3. Tais Toleer. Mini 60 klassis suudeti esimest korda sellel aastal murda venelase Aleksandr Vilajevi võitude jada ning Raplas oli teistest kindlalt üle Robin Särg. Finaali teine oli Vilajev, kelle nimele jäi võistluse kiireming, 3. oli Ants Karu. No oli raske, aga lõpus enam ei jõudnud nii hästi sõita. Ja siis pärast vaatasin taha ja nägin, et nad ei olegi järgi. Siis võtsin lõdvalt. Oli nii, et kõige raskem sõita oli tegelikult poolfinaal või? Oli jah. Kuna Aleksander Vilajev oli kogu aeg tagasis, aga lõpus enam ei olnud. Nüüd said sellel hooajal Vilajev üle esimese võidu? Lõpuks jah. Meistrivõistluste üldorgastis jätkab küll liidrina Vilajev, kellel on 120 punkti, Särg jääb temast aga nüüd maha vaid 3 punktiga. 3. oli Rapla eeslane teine ja finaalis 4. koha saanud Paul Aron, kes on nüüd kogunud 85 punkti. Noorema venna sõite oli jälgimas ka Ralf Aron, kes ise juba vormelautot taltsutab. Kas sa oled endine kardipoiss ja nüüd vormile sõitja või kui võimalus on, sõidad ise karti ka veel? Ma üritan sõita, kui võimalus tekib, et ma üritan kindlasti karti sõita, et ma üritan kuidagi Hiiumaale tulla sõitma, aga eks näis, kuidas läheb. Sul hakkab endale pulss natukene kiiremini lööma ka, kui raekarvalt vaatad? Ikka, kui väike vend rajal läheb, siis ikka tunda on. See väike vend siis Paul endast praegu kardisõitjana kujutab? Ei teagi, eks näis. Nii noor alles, et ei tea. Mis siis vormel 1,6 Renault saab juhtuma? Seal pole väga hästi läinud, et nii palju tehnilisi probleeme olnud. Aga eks näis, et vaatame, mis edasi läheb. Et tegelikult oleme poole hooaja peal ja on veel võimalus, et eks teistel ka ikkagi juhtub mingi tehnilisi viperdusi. Ei ole nii, et kõigil teistel läheb hästi ja ainult mul allasti. Mikro 60 klassis jagasid maid Karl Sei ja Rimmo Kadapik, kes esikohad oli väga põnevaks muutsid. Veel finaali viimasel ringil juhtinud Kadapik kaotas liidrikoha just viimases kurvis, kui sisekurvist lipsas mööda Sei, kes 0,068 sekundiga ka etapi võidu võttis. Juba üle 5 sekundi kaotas võitjatele 3. tulnud Kristoffer Lepaste. Räägi stardis alates, mis seal juhtus? Ei juhtunud tegelikult väga midagi, aga ma läksin poole peal sain vahele. Nii, aga päris hea start ei olnudki või? Ja ma jäin teiseks ja oligi teine. Nii, ja siis jõudsite viimasesse kurvi, jah? Siis see ees olev Rimmo, tema tõmbas peaaegu spinni ja siis ma sain mööda.
Sa arvad, kas Rimmo jäi liiga passi, mis sa seal taga teed või? Jah. Kadettklassis võitis etapi Gert Ahu. Eesti meistrivõistlused jätkuvad nüüd 4. etapiga Aravete kardrajal, mis esialgu pidid toimuma 5. juulil. Teoks saavad aga 4. juulil, põhjuseks paljude kardisportlaste osalemine laulu- ja tantsupeol. Seega kohtumiseni Aravetel. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.